No nii, tere kõigile, kes mind täna jälle vaatavad. Meie tänase laivi teema on enesedistsipliin ja kuidas luua järjepidevust. Ja mina näen, et minu külaline on juba siin. Merike, ma näen sind ja kohe. Siis Instagram, ma usun, laseb meid täna asju teha. Nii, aga seni, kui me ootame seda Instagrami järele, siis küsin ka teie käest, kuidas teil enesedistsipliiniga on? Kas peate ennast distsiplineeritud inimesena või kuidas teil sellega on, et kirjutage palun siia chati oma kommentaarid, kui olete distsiplineeritud inimene, siis kirjutage jah. Kui ei ole distsiplineeritud inimene, siis kirjutage ei. Ja mina olen järjepidev selles mõttes, et mina juba teen mitmendat laivi. Ma juba ei mäleta, milline see on. Aga nii, meil on jälle mingisugune probleem. Kohe Merike, proovime teistmoodi. Millegipärast Instagram jälle siin teeb igasuguseid asju. Kohe. Nii, ma kohe saadan sulle invite ja sina saad seda siis acceptida. Vaatame, kas niimoodi toimub. Et siis nii. No nii, super, Luks. Tere. Tere! No nii, kas sa näed mind, kas sa kuuled mind? Jaa, ma näen sind väga hästi. No super, suurepärane. Kuule, aga sukeldume siis kohe teemasse. Meil on täna enesedistsipliin ja kuidas luua järjepidevust ja mina juba olen küsinud meie vaatajate käest, kes iganes siin praegu on või tulevad või pärast järele vaatavad, kuidas neil enesedistsipliiniga on, kas sellega on neil kõik korras, kas nad on distsiplineeritud inimesed, et kui olete, siis kirjutage palun jah, kui ei ole, siis kirjutage palun ei. Ja me sinuga alustame ja teeme kõigepealt sellise tutvumisringi. Et mina siis alustan ja siis annan sulle üle. Mina olen Valeria, mina olen life coach ja toetan avalikus sektoris töötavaid naisi, kes tunnevadki oma elus sellist väsitavat seisakut, kes võib-olla ei tea ja ei oska sellest välja tulla. Ja jällegi sellest, et liikuda oma eesmärgi poole, peab olema vägagi enesedistsiplineeritud ja vägagi järjepidev. On ju? Ja mina annan sulle sina üle, räägi siis palun enda kohta. Ja, tere päevast kõigile, kes vaatavad praegu või salvestust. Olen Merike, elan Pärnus ja olen siis kolmes rollis coach, koolitaja ja lapsevanemate nõustaja. Et tegelikult siis vahel mul meeldib ka ennast nimetada paadunud pedagoogiks. Et ma arvan, et ma olen selleks maailma saadetud, et oleks lastel paremini maailmas olla. Ja coaching osas siis võib-olla minu sihtrühmaks on inimesed, kes tunnevad, et nad vajavad selline enesehinnangu osas toetust, mis jällegi taaskord on väga seotud meie tänase teemaga, enesedistsipliin. Ja koolitajana olen siis koolitanud 24 aastat lapsevanemaid ja lasteaia personali, siis alates juhtidest kuni õpetaja abideni. Et nii see neljapäev on koolitud lapsevanematele, saab kohe järgmine nädal Pärnus õpetaja abidele ja sealt kõrvalt olen siis vaikselt koolitajana liikunud viimaste 10 aasta jooksul isiksusarengu teemade juurde ja sealt jõudsin coachingu juurde. Selge, aitäh sulle. Aga hakkame siis pihta, et arutame siis kõigepealt selle üle, et mis on siis enesedistsipliin, et mis sina arvad selle kohta, mis loom see on? Jaa, kui muidu
kui ma koolitusteks valmistan, siis ma tavaliselt võtan autoriteedid ette ja täna ma ei tahtnud seda teha, ma ei tea miks, aga lihtsalt nii on. Ja ma mõtlesin, et mis see minu jaoks on ja leidsin, et kõige rohkem minu jaoks on see sõna, et see on mingi suutlikkus, isegi mitte oskus. Sest kui mul oskus on, aga ma ei rakenda, et ma ei suuda mingis olukorras. Ehk siis ma arvan, et minu jaoks täna on enesedistsipliin suutlikkus liikuda oma eesmärkide poole ja samas nõnda, et kui keegi ütleb, et ma olen 100% järjepidev ja distsiplineeritud, siis mul tuleb hirm nahka. Sest mulle tundub, et siis sa ei ole elus inimene. Aga täna siis, kui võtta ühe sõnaga, siis täna hommikul mina tunnen, et see on suutlikkus liikuda oma tempos, oma eesmärkide poole. Mõnuga. See peab olema mõnus. Jaa, täitsa nõus sinuga. Et minu jaoks on ma ka nagu mõtlesin selle termini nagu üle ja lugesin natuke ja kuulasin mõningaid siin videosid selle teema kohta, et mis on siis see enesedistsipliin on. Et ma siin küsin ka vaatajate käest, et mis teie arvate, mis on see enesedistsipliin, mis see teie jaoks tähendab? Et palun kirjutage siia, kommenteerige. Meil oleks väga huvitav teada saada teie arvamust. Ja tead, mina arvan, see enesedistsipliin ja järjepidevus, tahtejõud, kuidas iganes nagu seda teie enda jaoks nimetate. Ja see on selline rutiin, mingil määral selline nagu rutiin minu arust. Kui sa suudad regulaarselt, järjepidevalt, samm-sammult, nagu sa õigesti ütlesid, omas tempos, koos naudinguga ikkagi liikuda oma eesmärgi poole. Ja ükskõik, mis see eesmärk võib olla, et siin võivad olla tööalased eesmärgid, võivad olla isiklikud eesmärgid, et vahet ei ole, aga see on selline oskus, selline rutiin, mis aitab sind ikkagi edasi liikuda. Ja ma küsin sellest asja, kas sina oled distsiplineeritud inimene, kuidas sina hindaksid ennast? See on nii tore, et ka tänaseks valmistudes siis ma uurisin oma lähedastelt inimestelt ja ma sain täpselt 2 vastandlikku arvamust ja siis ma pärast ütlen seda, mis ma ise arvan. Nemad tunnevad neid väga hästi ja üks siis neist, üks minu kolleeg pikaaegne ja keda mina tean siis suure tähega õpetajaks, on kirjutanud mulle 30. septembril Facebooki postil seal meie vestlusesse. Oled vist mu sõpruskonnas ainuke inimene, kes nii 7 iid on seal. Kindlameelselt on millegi suunas liikunud ja selle teoks teinud. Arvab üks minu armas Krister. Ja kui mina oma armsa elukaaslasena ütlesin eile, et ma täna selline põnev laim, sellised teemad, siis ta tegi suureks, sina räägid enesedistsipliini. Ma arvan, et see tõde on täpselt seal vahepeal, et ma arvan, et ma olen küllalt distsiplineeritud inimene, aga kuna viimased aastad on mul elu mõtteks ka see, et elu peab olema mõnus, siis ma olengi otsimas sellist vahekombinatsiooni ja mulle väga meeldib ka Marielle sinu 2 mõtet, et enesedistsipliin on tahtejõud ja sellise rutiinide loomine, eks ja need koos aitavad edasi. Ja, et ma ei tea, mulle sa tundusid küll väga selline distsiplineeritud inimene, ma ei tea, ma tegelikult sind ei tunne ju väga palju, aga võib-olla see on jälle sellised, sina rääkisid mulle enda kohta ja mul tekisid mõningad järeldused, et aga ma räägin ka enda kohta ja mulle tundub, et kus ma ütlen, mina olen selline inimene, kes on sellised inimesed, kes tahavad ja kes nagu peab ja on vaja ja mina olen väga pika aja jooksul olnudki selline inimene, kes tegelikult peab ja on vaja ja vahest ma isegi mõelnud selle peale, kas mina tahan seda tegelikult teha või ma ei taha seda teha ja iseenesest see järjepidevus ja selline sihikindlus mind ikkagi aidanud edasi. Aga mis mina olen täheldanud, et praegu mina olen sellel nagu eluetapil, kus mina teen järjepidevalt, aga mina teen seda, mis mina tahan teha. Ja see ikkagi, vot siin tuleb selline naudingu komponent tegelikult juurde, millest sa rääkisid.
ja siis hoida seda järjepidevust on palju lihtsam minu jaoks praegu, sest esiteks mina saan aru, et miks ma seda üldse teen, ehk siis loomulikult see ei ole nagu saladus, et vahest sa lihtsalt pead mõningaid asju tegema. Sa võib-olla ärkadki üles ja sa nagu ei naudi seda alati või see ongi selline üks samm, mida sa pead tegema ja siin kohas mõned inimesed kaotavadki seda järjepidevust ja miks nad seda kaotavad? Nad kaotavadki minu arust seda seetõttu, et nad ei saa aru, nad unustavad võib-olla õigemini öelda, et miks nad üldse alustasid seda teed, mis oli see nende eesmärk, mis oli see nende sisemine, miks nad seda praegu teevad. Ja siis, kui tulevad sellised, eks siis ikka tulevad mingisugused tagasilöögid, raskused, võib-olla sa ei õnnestu alati mingis asjas ja väga lihtsasti selles olukorras rajalt maha astuda. Ja siin tegelikult mulle tundub, et kas või sina ise ennast toetad, et sina tuletad endale meelde, nii ma tunnen ennast võib-olla praegu niimoodi, et ma ei õnnestu, aga miks ma seda alustasin ja see tegelikult tekitab jälle seda motivatsiooni ja see küsimus, et kas alati õnnestub olla enesedistsiplineeritud, ega ei õnnestu tegelikult ja see on täitsa normaalne, et siin ei pea nagu muretsema, siin ei pea ennast võrdlema teiste inimestega, vaid tuleta lihtsalt endale meelde, et miks sa seda alustasid ja miks sa lähed seda teed. Ja kui me lähme näiteks järgmise küsimuse juurde, et mis sa arvad, mis on nagu sellised väljakutsed, millega inimesed võivad kohata, kui nad üritavad luua seda järjepidevust ja enesedistsipliini. Ja siin kohas ma küsin ka meie vaatajate käest, et kui te püüdsite olla enesedistsiplineeritud, kui te püüdsite olla järjepidevad, mis olid teie väljakutsed, mis teid kõige rohkem segas sellel teekonnal, et palun olge lahke, kommenteerige, kes praegu laivis on, kes pärast meid järele vaatavad, et meil oleks väga huvitav teada saada teie arvamust. Nii, Merike, mis sa arvad, mis on need väljakutsed, millega inimesed kokku puutuvad, kui nad tahavad seda järjepidevust luua? Ja, ma alustan tegelikult ka sinu mõttetoetusega, et üks suur väljakutse ongi see, et me unustame ära selle miksi. Et miks ma tahan seda teha? Ja, et on see siis, ma ei tea, on see siis see eesmärk, eks, et ma otsustan rohkem liikuda, on see eesmärk, et ma proovin kodukorda teha vaikselt, eks ole, järgmise kuu jooksul. On see, et ma proovin sõpradega ühendust võtta, kelle ma pole ammu võtnud, eks. Ja on see, et ma alustan mingit uut projekti, võtan mingi väljakutse, eks ju, lähen õhinaga lähen asja kallal. Ja siis tulevad mingid takistused ja ma unustan ära, miks ja ma lasen need takistustel endast üle sõita. Ja näiteks minu jaoks on ka takistus, et see, et maailm on nii põnev. Nii palju on tegelikult väljakutseid, millest kinni haarata, et tegelikult ma ei hoia seda fookus sellele oma eesmärgil. Siis ongi kohutavalt palju põnevaid asju, eks ole, palju raamatuid, mida lugeda, palju koolitusi, kus käia, palju laive, mida kuulata, palju kontserte ja teatrietendusi, milles käia. Lihtsalt maailm on natukene liiga põnev ja see on minu jaoks puhas takistus. Ja kolmas takistus veel on minu jaoks need teised inimesed. Et jällegi, et nagu sa toletasti rääkisid ka, et sa oled järginud seda, pead mingid asju tegema, on vaja mingid asju teha, kas mina üldse tahan. Et siis teised sõidavad sisse minu ellu ja nüüd ma saangi vaadata, kas minu jaoks on see oluline või pakiline, see sisse sõitnud aspekt. Ja kui on, siis ma ikkagi tegelengi sellega, kui see on hädavajalikuseks või kui see inimene on mulle nii oluline, et isegi mul tundub, et see teema on tühine praegu. Et mingi sõbranna öeldes, et peab mina eile käisin seal, kus mis nägin, aga ta tunneb, et ta vajab, tahab minuga praegu seda jagada, siis ma ei kehtesta, aga ma ikkagi natukene panen sinna aega, ehkki mu võib-olla kalendris oli see, et praegu on raamatu lugemine või et lähed liikuma õue, mina olen Pärnus, mul päike paistab. Ehk siis need takistused, elu liiga mugav, teised inimesed, ma kaotan miksi ära ja tõesti ma ise olen aeg-ajalt hästi mugav. Ma tahan, et elu oleks mõnus ja võt nüüd see, et tahan, et elu oleks mõnus ka aeg-ajalt on takistus selleks, et olla distsiplineeritud. Ja, täitsa nõus olen sinuga.
Ja tahtsin veel võib-olla tahangi juba sellise järgmise küsimuse juurde minna, et kuidas siis luua seda järjepidevust, et mis siis aitab ja võimegi jagada need praktilised sammud, mida inimesed võiksid nii-öelda kaasa võtta meie tänases laivist, et mis sind on aidanud järjepidev olla, mis on mind aidanud järjepidev olla. Ja ma võin alustada seda niiviisi, et kõigepealt mulle tundub, et järjepidevuse kaotavad ka need inimesed, jah, nad unustavad oma miksi, nagu me oleme sinuga rääkinud, või siis nad kuidagi planeerivad liiga palju eesmärke, neil on korraga ja põhimõtteliselt ongi, sa ei tea, kuhu poole joosta, sa ei tea, mida sa pead tegema, sa väsid tegelikult üsna kiiresti ära. Ja siin ka viimased uuringud on ka näidanud seda, et maksimaalselt 3 eesmärki võib olla tegelikult, et sina saaksid nagu nende kallal töötada. Minu isikliku arvamus isegi 3 on natuke palju, aga jällegi inimesed on erinevad. Mulle rohkem meeldib nagu keskenduda ühele asjale ja see aitab mul ka kindlasti hoida seda järjepidevust. Nii et see nagu esmane asi, see on nagu fookus, et otsustage siis väga selgelt, mida te tahate saavutada, siis teine samm, mis minu arust hästi selline praktiline ja aitab seda järjepidevust luua, et pange endale need sammud paika, mida te peate tegema ja mida te peate regulaarselt tegema ja mida te peate nagu iga päev tegelikult tegema. Mulle meeldib selline mikrosammude teooria, mina seda alati rakendan oma elus, et ongi, et iga päev natukene, mida sa saad teha, et ei ole sellised nagu no zero days, nagu räägitakse, ja? Et midagigi sa ikkagi teed selleks, et sa liigud oma eesmärgi poole. Ja siin kohas ma võin rääkida näiteks sellest, et kunagi, kus ma pidin kirjutama oma seda magistritööd, siis mina näiteks töötasin tol ajal ja oli palju igasugused muid tegevusi ja mina näiteks otsustasin, et kord nädalas mina käingi raamatukogus ja kirjutan seda magistritööd seal ja teatud aja jooksul, et ma teadsin, et mul ei ole palju aega selleks, et mina teadsin, et mul on ainult, valisin enda näiteks 2 tundi ja tegelesin sellega. See oligi minu rutiin, et siis ma tegin selle rutiini enda jaoks, et samm-sammult liikuda, planeerisin, ja see aitas mind ka nagu seda järjepidevust nii-öelda hoida. Et mis sina arvad, mis on need sammud, mis inimesed võiksid kaasa võtta? Ja ma küsin ka meie kuulajate käest, et palun kirjutage teie ka, et mis ikkagi need sammud ja see strateegia võib olla, mis aitab teid hoida seda järjepidevust. Kui teil see õnnestub, siis jagage seda või võib-olla teil olid mõningad strateegiad, mis üldse ennast õigustanud ja teil ei õnnestunud seda järjepidevust hoida. Nii, Merike, jaga siis sina need praktilised sammusid, et mis inimesed siis võiksid rakendada? Jaa. Kõigepealt oli tõesti huvitav kuulata, väga nõus, et on mõistlik planeerida vähem, jätta aukusid. Siis, et saada jällegi siis juba eos välistada see, et need väljast sisse tulevad teemad, teiste eesmärgid, teiste huvid, teiste loodeks võtavad täna sinu aja olulisele, et siis sul olekski augud sees sõprade jaoks, pereliikmete jaoks, juhuste jaoks või selle maailma põnevuse jaoks. Eks? Et siis nii-öelda aukude planeerimine kalendrisse on üks minu võte olnud. Siis järgmine võte on kirju kalender. Ehk siis ma olen võtnud erinevad värvid tähistamaks seda, kas mul täna on mingi asi tehtud, nagu sa ütlesid, iga päev. Eks mingid väiksed sammud. Mina olen natuke mugavam, mina iga päev ei viitsi päris, aga ma sageli. Ja siis oli mul mingi periood, kus ma tegingi oma kalendri värviliseks ja kalender oli köögis, kus teised ka nägid, et sealt juba tuleb nii-öelda sotsiaalne vastutus, mis aitab hoida enesedistsipliini, et teised ka näevad. Et siis see oli periood, kus ma siis alustasin mediteerimise, nii-öelda harjutamisega, käisin liikumas, õppisin inglise keelt ise
ja iga selle tegevuse jaoks oli mul täpikene, kui oli tehtud, tegin selle päeva juurde täpikese, et selline praktiline kirjukalender aitas mul palju. Siis mina olen eesmärgid üleskirjutaja, aga ma olen teinud erineval moel jällegi, et kuna see peab olema mulle põnev, siis ma olen teinud seda erineval moel ja mul tuleb praegu meelde siis 2 varianti. Üks variant on see, siis, et kirjutasin 6 aega järjest igal hommikul üles 10 eesmärki, mida ma tahan, et 1 aasta pärast oleks teistmoodi. Ja mis hakkas juhtuma? Nüüd on jälle tore meie kuulajaid aktiviseerida ka, et mis sa arvad, mis hakkas juhtuma. Ja seal oli veel selline reegel meile antud, et me ei tohtinud vaadata eelmisel päeval üles kirjutatud eesmärke, vaid ma pidingi hommikul tulema selle energia, selle soovidega, mida ma tahan, et hakkaks juhtuma 1 aasta pärast, mis oleks nagu juba parem. Sulle vanem on sõna, Valeri, mis sa arvad, mis hakkas juhtuma? Ja siis mul on veel mõned praktilised näited tuua, aga mis sa pakud? Mina arvan, et sina saidki alati selle nagu uue energia ja sina hakkasidki ikkagi nagu liikuma oma selle eesmärgi poole. Ja võtta, jah, see, et sina paned sinna kalendrisse asju, et jah, mulle ka see väga meeldib. Mina näiteks teen niimoodi, et iga päev ma isegi teen näiteks niimoodi, et mul on kogu aeg peas minu eesmärk, kuhu poole ma liigun ja ma ei keskendu võib-olla ka väga nagu selle peale, et mida ma täna pean tegema, vaid ükskõik mis asi ma teen, aga see peab olema kooskõlas minu eesmärgiga. Mul on praegu selline nagu metoodika ja pärast ma panengi kirja endale, mul on selline nagu märkmik telefonis ja mina panen endale kirja, et mida ma olen teinud sellel päeval. Ja jällegi ma mitte mingil juhul ei pahanda iseendaga, et ma tegin kuidagi täna liiga vähe või miks ma seda niimoodi tegin, ega vahet ei ole, ma tegin ja mina olen tubli selles mõttes, et jällegi see tunnustus, et te tegite selle sammu edasi ja see on väga oluline, et jällegi enda näitel võin lisada ka seda, et mina võib-olla omal ajal väga tihti niimoodi jäin kinni, et kuidas siis õigesti teha või kuidas siis nagu kõige nagu paremini nagu oleks vaja teha. Mina nagu planeerisin ja kuskile tegelikult nagu väga kaugele võib-olla nagu jõudnudki. Aga nüüd ma otsustasin, et vahet ei ole, ükskõik mis see samm on, peaasi, et ta viib mind edasi minu eesmärgi poole. Ja mind väga kõnetas see, mis sina ütlesid selle kohta, et jah, vahest tulevad need inimesed, nad on meie elus, nad tahavad meie tähelepanu, nad tahavad meie aega ja pakuvadki meile igasugused projekti võib-olla, mida iganes. Ja mina olin ka vaata selline inimene, pigem inimene, kõik on nii põnev, kõik on nii vahva, aga nüüd ma ikkagi küsin enda käest, et kui ma praegu ütlen sellele projektile jah, kas see viib mind ikkagi minu eesmärgi poole või see viib ikkagi või siis ma kulutan oma energiat kellegi nagu teise eesmärgi nagu jaoks ja see mind ka väga aitab seda järjepidevust hoida, seda fookust hoida. Ja just, aitäh. Aga see, mis hakkas minuga juhtuma, oligi see täpselt nagu sa arvasid ära, et kui ma kirjutan kogu aeg üles, et ma tahan, et ma ei tea, aasta pärast oleks ma sissetulek 2-kordne ja ma kirjutan, siis lõpuks ma mõtlen, mida ma siin kirjutan, hakka tegema. Ehk siis ma hakkasin tegelikult väga konkreetselt ise liikuma, see oli nii kaval, aga seda me ei öeldud meile, aga minu see toimus. Siis veel üks eesmärkide üleskirjutamine on olnud selline nädalakaupa planeerimine. Laupäeviti ma alati võtsin siin mingi aja ja seadsin valdkondade kaupa endale nagu väga konkreetsed eesmärgid. Ja seal olid sellised valdkonnad, mul oli seal 6 valdkonda. Minu aeg, mina ise. Ehk ma saan teha, mis tahan. Ja see oli kalendris ja see oli alati punasega. Nagu pildis näha, siis minul ükskõik mis värv ja see punane. Ja. Siis aeg lähedastele. Ma planeerisingi, ma lähen nüüd pojale külla. Vaat nüüd teen tütrega kõne. See võib olla kummaline tunduda, aga tõesti ma pidin selle kirja panema. Eks, et nagu järjepidevalt hoida ka seda. Siis olid seal augud, nagu ma enne rääkisin. Ma planeerisin omale sisse auke, et mul oleks nii-öelda seda õhku liigutamiseks ja et ma saaks ikkagi fookust hoida ka siis, kui mingi asi väljastpoolt sõidab sisse.
liikumine, sest mina pean selleks ennast täna veel sundima, mul ei ole see sisse kasvanud lapsepõlves, ma pean sellega tegelema, see ei tule kergelt ja eneseareng, eks, et kas see siis on inglise keel, on see meditatsioon, on see järgmise koolituse ettevalmistuseks, et see, ja siis on töö ja eneseareng, sageli minul on õnneks seotud. Veel üks enesedistsipliini variant, mida ma saan teile siin korraks näidata, mida peegelpildis tuleb, on see, et mul on aukoodeks. Mul on isiklik aukoodeks ja ta on siis eks kirja pandud siin aastal 2017. Siin on 10 punkti ja see on mul kontoris seina peal. Eks, et oma korteris mul on kontor, kuna ma üksik ettevõtjana ja töötan koolitajana coachina. Et siis see on ka väga abiks ja siia aukoodeksisse ma ka küsisin lähedaste käest, mis sa arvad, mida Merike peaks panema siin aukoodeksisse. Et mis on need minu teemad. Et näiteks üks punkt on see, et jõuan igale poole õigeks ajaks ja pärast seda tõesti, kui on koolitus, ma olen enamasti pool tundi varem kohal. Ehk siis täiesti selline isiklik aukoodeks ja saan selle eest tänada Starfish Academy kogukonda, mille liige olen siis mitu aastat olnud ja samuti ka suuresti minu enesearengu taga on Edu Akadeemia. Et siis kaks sellist olulist inimest, Roland Toko ja Vallo Arumäe, siis ühes ja teises kogukonna liidrid. Ja väga palju, mis on mind aidanud lugemine. Eks, et mul on 11 raamatut siin hakkamas, enda ümber vaatan, mida ma näitan, eks ju, millest Valeria ka sina natuke rääkisid, eks, et see enese peale, et siis see enese kaastunne, eks üks raamat, mis võib olla. Ja samas selline hirmutava pealkirjaga, võta endast maksimum. Ja kui kunagi minu coach ütles, et see tuli müügile nii kohe ostma, siis ma sõna mõttes tõusin kohe, sest mul oli see võimalus ja läksin ostma. Ja kui see raamatu pealkiri hirmutab, siis tegelikult see on just räägib sellest, kuidas mitte pigistada ennast tühjaks nagu sidru, vaid vastu kõige sellega, mis sinul on, mis sinu ümber on, mis võimalused sul on, et sa lood endale maksimaalseid väärtusi elus, seda maksimaalselt, seda mõnusat elu, mis on minu elu peab mõnus olema. Ja, aitäh sulle, Merike. Väga väärtuslikud nõuanded olid praegu. Aga siis tõmbame otsad kokku ja ma tänan kõike, kes täna siin olid meiega ja palun ka kommenteerige, mis nipid, mis sammud te võtate meie vestlusest endaga kaasa. Me oleksime väga tänulikud, kui te seda jagaksite meiega. Ja kui me teeme sellise lühike kokkuvõtte praegu, et mis ikkagi see strateegia on, sa võid mind täiendada, ma püüan siis seda nagu teha ise. Et eks siis tegelikult selline konkreetne eesmärk, mida sa tegelikult tahad teha, siis on sinu sisemine miks sa seda teed, siis nagu sa ise ütlesid, selline aja planeerimine ja loomulikult tegevussammud, olgu siis need väiksed sammud, aga väga konkreetsed ja omas tempos ja naudinguga, et see aitab hoida seda järjepidevust, aitab luua selle rutiini ja siis, kui mingil hetkel tulevad mõningad tagasilöögid või kes iganes tuleb oma mingisuguse suurepärase ideega sinu juurde, mingisuguse projektiga, siis sa võid ka enda käest alati küsida, kas see projekt, kas see ettepanek teenib minu eesmärki, kas ta toetab seda või ei toeta, et see aitab ka ikkagi hoida seda järjepidevust. Kas sa tahad midagi lisada praegu? Ja, ma tahaks veel näidata 3 raamatut, mis toetab kõiki sinu mõtteid. Eks, et siis üks Stephen Covey väga efektiivse inimese 7 harjumust, mis räägibki sellest, kuidas seda fookust hoida enda asjadel ja samas, kuidas panna see tasakaalu teistest hoolimisega. Nüüd, miks ma tahan näidata raamatut Kõik on välja mõelda, mis aitas minul saada üle sellest, eks, et 40+ inimene võib ka võõrkeelt õppima hakata, eks, ja minu see inglise keele teema. Ja planeerimise osas veel siis siin väga efektiivse inimese 7 harjumuse raamatut räägib ajamaatriksist, mis on minul aidanud tegelikult ebaolulise elust välja visata.
keskenduda olulisele ja pikemaajalistele eesmärkidele. Seesama on jällegi, tuleme selle juurde, mida sa rääkisid, iga päev väiksed sammud. Mina siis ei viitsi iga päev, aga vähemalt 5 päeval nädalas väiksed sammud. Ja veel üks siis juhtide koolitaja, John Maxwell on kirjutanud siis raamatu, eks ole, et 15 hindamatut kasvuseadust, millest siis need 15 igaüks aitavad edasi. Eriti lõbus on redeliseadus, nii et lugege, armastage ennast, toimetage ja elu on vägev ju. Absoluutselt, absoluutselt. Sellel positiivsel noodil siis lõpetame meie tänase vestluse. Tänan, kes olid praegu meiega laivis. Tänan teid, kes vaatavad järele. Olge head, kommenteerige, kirjutage meile, kui on mõningad küsimusi, kui vajate abi, tuge selle järjepidevuse ja enesedistsipliini arendamisel. Hea meelega aitame. Mine ja Merike oleme alati valmis. Nii et ja teile siis ilusat päeva jätku. Ilm on täitsa mõnus meil siin Tallinnas. Küll pilvine natuke, aga päike siin ka paistab. Head päeva siis sulle. Ja, suur tänu kutsamast, ilusat päeva. Ja, tšau.